vaikusest, kas sa kuuled mind? See juba kõlas hästi. Oi. Kas sa tahad ühe korra veel ja öelda? Väga tubli. Aga nüüd, et sa kuulaksid, kas oskad nii sama palju vait olla, kui sa kõvasti praegu ja ütlesid? Nii, üks ülesanne. Kuulame, kas kirikukeelad helisevad. Aga selleks on väga lihtne, et häält mitte teha, tuleb suu lihtsalt kinni hoida. Vaata nii. Üleval rõdu peal ka palun. Hästi vaikust. 3, 2, 1. Vaikus algab nüüd. Mille jaoks on vaikus hea? Vaikus on hea selle jaoks, et siis sa kuuled. Sa kuuled oma mõtteid, kuuled teise inimese mõtteid. Maailm muutub vaikuses palju avaramaks, sest siis sa oled tähelepanelik. Ja teine asi, mis on vaikuses hea, vaikuses on oluline tunded. Need asjad, mis sa tunned siin oma südames. Ja selleks, et südames oleks head tunded, siis tuleb kinni püüda selles vaikuses head mõtted, head sõnad ja head teod. Siis ei mahu sinu sisse nukrust, kurbust ja seda üksi olemise tunnet, mis teeb haiget, et keegi ei hoole minust. Vaikuses on palju hoolimist, vaikuses on armastust. Üks asi veel, enne kui me alustame tänase jõulukirikuga, on, et iga koolilaps teab, et on tunniplaan. Aga iga õpetaja teab, et on kuuplaan ja on ka aastaplaan, eks ole. Ja meie oleme aastaplaaniga jõudnud advendi aega, mis on vahetult kohe enne seda, kui algavad jõulud. Ja advendi aeg ongi see aeg, kus me ise püüame olla head. Ja selleks, et me ise oleksime head, siis me püüame taibata, mis on hea. Püüame ise kasvada paremaks, kui me olime eile. Me alustame Viljandi Paalalinna kooli jõulukirikuga Jumala Isa ja Poja ja Pühavaimu nimel. Aamen.
olge head, me tõuseme. oota Jumalat, sest ma tahan teda veel tänada ta palge abi eest. olge ikka rõõmsad, taas ma ütlen, olge rõõmsad. Issanda juures on heldus ja tema juures on rohke lunastus. au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule. Nõnda kui alguses oli, nüüdki on ja jääb, igavesest ajast igavesti. Issand, olgu teiega. Palugem. Alastaja taeval Isa, anna meile südamed, mis oskavad rõõmu tunda. Südamed, millesse mahub armastus. Seda palume Jeesuse Kristuse, sinu Poja, meie Issanda läbi. Aamen, aamen. olge head, me võtame kuulda Jeesuse sündimise lugu Luuka evangeeliumi järgi. Neil päevil sündis, et keiser Augustus andis käsu kirjutada üles kogu riigi rahvas. See esmakordne üleskirjutus toimus ajal, kui Kyrenius oli Süüria maavalitseja ja kõik läksid ennast kirja panema igaüks oma linna. Nii läks ka Joosep Galileamaalt Naatsaretist üles Juudamaale Taaveti linna, mida hüütakse Betlemmaks, sest ta oli Taaveti soost ja pärusmaalt, et lasta end üles kirjutada koos Maarjaga, oma kihlatuga, kes oli lapseootel. Aga nende sealoleku aegu said päevad täis ja Maarja pidi sünnitama. Ta tõi ilmale oma esimese poja ning mähkis ta mähkmetesse ja asetas sõime, sest nende jaoks polnud majas kohta. Karjased olid seal paigus õitsil ja valvasid öösel oma karja. Issanda ingel seisatas nende juures ja issanda kirkus säras nende ümber ja nad kartsid üliväga. Aga ingel ütles neile, ärge kartke, sest vaata, ma kuulutan teile suurt rõõmu, mis saab osaks kogu rahvale, et teile on täna sündinud Taaveti linnas päästja, kes on issand Kristus. Ja see on teile tunnustäheks. Te leiate lapsukese mähitud ja sõimes magavat. Äkitselt olid koos ingliga taevased väed Jumalat kiitmas. Au olgu Jumalale kõrges ja maa peal rahu, inimestest hea meel. Jõuluööl on vaikne pime, sellel imelisel ööl. Ikka juhtuda võib ime, sellel ööl on mingid tööl. Jõuluööl võib näiteks tulla nagu
säras, akna poole kaen, mingiga kordma mõttesse, siis jääb kui võlu peal. Küll tahaks teada, kas see tõesti ongi päkapikk, kes lumehelbe säras jõulueel meil rõõmu toob. Kes käib meil akna taga, alati kui meile hommikul, kui üles ärkan, komm on jälle sussi sees. Kes käib meil akna taga ja peab lapsed oleme, tuleb vaikselt läheb, ta saab päkapikku poississe. Kui kätte jõuab hommik, kiirelt ärkan ma, sest akna juures loodan näha, kes need kinke toob. Taas maiustus on pandud, muud ei miskit näe, ju on siis väga salajane tegelane ta. Küll tahaks teada, kas see tõesti ongi päkapikk, kes lumehelbe säras jõulueel meil rõõmu toob. Kes käib meil akna taga, alati kui meile hommikul, kui üles ärkan, komm on jälle sussi sees. Kes käib meil akna taga ja peab lapsed oleme, tuleb vaikselt läheb, ta saab päkapikku poississe. Tuleb vaikselt läheb, ta saab päkapikku poississe.
My wish come
väga neid vaja, sest nad leiavad aja, külastavad meid taas. Saanud aga aia valgetu veel õhtu veel. Ja laemine jäetud taasi siis su silmi näed. Sina surud vastu külma klaasi sul ja mina ka. Ja need ilmselt kõik aknad loosid siis suur ava. Ma tuletan sulle vahepeal meelde, mis ma enne rääkisin. Ma rääkisin sellest, et vahel on nõndaviisi, et meil on päevaplaan ja meil on kuuplaan ja meil on aastaplaan. Nende plaanidega me peame tegelema sellepärast, et oma ülesannetega toime tulla. Koolis on tunniplaan, õpetajad teavad, millisel ajal, milline klass kuskil parasjagu on tunnis. Õpetajal on ka oma tunniplaan, mida ta tunnis rääkima hakkab. Aga teate, on veel palju pisemaid plaane. Plaani võib teha näiteks minutiplaani. Minutiplaan. Minu jaoks oli see väga üllatuslik, et minutiplaani võib teha. Ja tihtipeale ongi, et kõige olulisemate jaoks on vaja minutiplaani. Sest näiteks, kui sul on hästi suur hirm ja sa kardad, siis sa pead võtma minuti, ainult 60 sekundit, et hirmust üle saada. Ma nägin seda ühes filmis. Üks poiss kartis pimedust. Väga kartis pimedust. Ja iga kord, kui algas õhtu, siis ta tundis, et hakkab kohe liivisi hirm tuleb. Ta ei tahtnud minna üksi oma magamistuppa. Ta mõtles, et äkki on keegi voodi all. Ta mõtles, et äkki on keegi kapis või tuleb keegi akna taha. Isa võttis poisi kaasa, pani toas tule põlema, ütles, näe, voodi all ei ole kedagi ja kapis ei ole. Ja kuule, me elame ju 3. korrusel. Aga ühel päeval siis, kui poisil oli sünnipäev, siis isa kinkis talle kella ja näitas seda kella ja ütles, vaata, kui see sekundi osati algab 12 pealt pihta ja teeb ringi, siis see on 1 minut. Sinu ülesanne selle minuti sees on, et kui sul piisab sellest, kui sa oled julge 1 minuti, vapper, pead olema 1 minuti ainult, siis võid hirmu edasi tunda. Ja poiss võttis kella, ta tundis kella tiksumist ja vaatas, kuidas seier liikus ja tundis äkki endas hästi suurt jõudu. Hästi head suurt jõudu, et hirm oli temast eemale läinud. Temas oli jälle julgus.
ja selle 1 minutiga võitis ta oma hirmu pimeduse ees. Ta läks oma tuppa ja tundis, et see on minu kodu, et siia ei mahu mingid hirmud enam. 1 minutiga oli temast saanud julge ja vapper. Aeg on üks asi, mida me peame arvestama kogu aeg, et oma plaane teha. Ja aeg tuleb meile sellest, et me tiirleme ja pöörleme. Teate seda ju küll. Ja teate, sellepärast, et maakera tiirleb 24 tundi ümber oma telje. Ja ümber päikese käib kui kähku. Jah, eks ole. Me tiirleme ja pöörleme, arvestame oma aega minutites, sekundites, tundides, päevades, nädalates, kuudes ja aastates, aga on veel üks aja arvestamise viis, kui räägitakse ajastu. Mis asi see ajastu on? Vaata, sellel ajastul ei ole pöörlemise ja tiirlemisega mitte midagi pistmist, vaid ajastu kannab endas vaimseid väärtusi või nagu kiriku keeles öeldakse, vooruseid. See ajastu, milles meie elame, sellest ajastust räägib pühakiri Luuka evangeeliumi järgi, et see juhtus siis, kui Augustus oli keiser. Ajastuid vanasti arvestati nõndaviisi valitseja järgi. See oli keiser Augustuse ajastu. Meie oleme kuulnud sellest, et on olnud kunagi Brežnevi aeg, on olnud kunagi Nõuka aeg, on olnud kunagi Russovi aeg ja Stalini aeg. Et need on niisugused pisikesed perioodid või epohid ühes suuremas ajastus, mis algas 2018 aastat tagasi, kui keiser Augustuse ajal sündis üks hästi pisike väike lapsuke, kellest oli ette kuulutatud, et temast saab järgnese ajastu valitseja. Kuidas saab ühe väikse lapse kohta niiviisi öelda? Sellepärast, et nõnda oli läbi sajandite prohvetite läbi kuulutatud, et ükskord sünnib maailma valitseja, kes jääbki valitsema. Aga kuidas see võimalik on? Ja nüüd ma jõuan selle juurde, et minu 7 minuti plaanis oli rääkida ajast me juba rääkisime, on ju. Ajastutest ka rääkisime. Ja nüüd 3. teema, millest ma rääkida tahan, on moto. Kas sa tead, mis on moto? Moto, see kostab nagu mootor, on ju. Aga võib-olla on see hoopis motiiv. Moto on midagi, mis on inimest liikuma panev jõud. Teate, vanasti, kui rüütlid läksid lahingusse, siis nendel oli oma deviis, mille eest nad olid valmis võitlema, mille eest nad olid valmis ka võitluses langema. See oli nende deviis, elu põhimõte. Aga kas teie teate, milline on Viljandi Pauluse koguduse elu põhimõte? See koosneb ainult 3 sõnast. Ja see on kirja pandud 1. Korintuse kirja 13. peatükki, kus apostel Paulus ütleb, kõige olulisemad on usk, lootus ja armastus. See on moto, see on deviis, liikuma panev jõud, mis annab tähenduse ja sisu inimese elule. Aga mitte ainult inimese, vaid inimeste elule. Sest see moto või deviis ühendab inimesi, kes tunnevad ära seda, et usus on võimalik ületada kõik raskused. Et lootus ühendab meid ja julgustab vaatama tulevikku. Ja armastus on midagi sellist, midagi nii imelist, et me tahame seda kogeda uuesti ja uuesti, aga mitte ainult ise kogeda, vaid seda ka jagada. Anu Röömel on kirjutanud raamatu Kingitus.
ma loen sellest raamatust päris algusest ühe väikese lõigu. Selles raamatus on 3 lugu õigupoolest, 3 jõulujuttu. Tüdruk aknal, tuisune õhtu ja kingitus. Ja tüdruk aknal algab nõnda. Nii kaugele, kui silm ulatus vaatama, rullus lahti valge, sädelev lumevaim. Alles seal, taeva ja maa kohtumispiiril, moodustus peenike tumedam triib, nagu kellegi kisitavad silmad või kriipsuks tõmbunud suu. Kõikjal oli lumi, kohev ja paks lumi, lihtsalt imeline. Kas sinna oli keegi kunagi sattunud? Kas selline koht üldse ongi olemas? Meie jutus küll. See on paik, kus elab jõuluvana, kus toimetavad päkapikud ning aasta läbi on talv puhta valge lumega. Nii oli see ilu sealsete elanike jaoks lausa igapäevane. Selles polnud midagi erakordset. See ei tähendanud muidugi, et seda ei osatud hinnata. Vastupidi, nad tegid kõik, et selline maa jääks alles. Ma nüüd kordan lauset. Nad tegid kõik, et selline maa jääks alles. Valge, puhas ja hea. Ehk ongi siin üks põhjustest, miks jõuluvana ja päkapikud tahavad kõigile inimestele, nii suurtele kui väikestele rõõmu teha. Kord aastas tuua külapostiks midagi oma elust ja maailmast. Tuua midagi oma südamesoojusest ja armastusest. Kui ma ütlesin, et see on nüüd tsitaadi lõpp ja kui ma ennem ütlesin, et motiiv on see, mis annab inimese elule otse kui mootori, et see moto või deviis, siis see on tegelikult iga inimesesse juba enne tema sündimist sisse kirjutatud. Sul tuleb see lihtsalt ära tunda ja oma sõnadega teisele edasi ütelda. Anu kirjutab oma raamatu moto nõnda. Küünalde valgus, helendav maa, millegi algus, mis igatsed sa. Väikesed sammud lumisel veel, oli see ammu või leian neid veel. Tähine taevas lumekist kristall, mõtete laevas seal päikese all. Alati anda, soovida head, südames kanda, mis kalliks sa pead.
Teate, mis tähendab palvetama? Palvetamine on see, kui sa mõtled oma elu kõige olulisematele asjadele, oma elu kõige olulisematele inimestele ja teed seda armastusega, hoolimisega. Ka nende inimeste suhtes, kes sinu vastu ei ole heatahtlikud, nende suhtes samamoodi hoolimise ja armastusega. Palvetada ei ole alati kerge, aga tuleb palvetada, et meil meeles püsiks, mis on meie eludes kõige tähtsam, kõige olulisem, kes on meie elus kõige tähtsamad, kõige olulisemad. Täna olge head, tõuseme ja palvetame kogu südamest ja hingest nii. Alastaja taeval, Isa, ole ligi meile, hoia oma õnnistavad käed meie üle. Hoia minu isa ja ema, hoia minu õdesid ja vendi, hoia minu vanaisa ja vanaema, ole ligi minu onudele ja tädidele. Ole hea kõigi koolitöötajate vastu, et direktor saab oma tööd teha, et õpetajad ja õppealajuhataja võiks rõõmu tunda sellest, mis nad teevad. Ole nendega, kes hoiavad korras koolimaja, kes annavad meile süüa. Taeval Isa, anna meile rõõmu sellesse jõuluaega. Anna meile usku, mis ületab kõik hirmud, lootus, mis annab meile eesmärgi ja julguse vaadata tulevikku ja armastuse, mis ühendab meid ühiseks pereks. Kuule, kui palvetame sinu poja Jeesuse Kristuse õpetatud sõnadega. Meie Isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi. Sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku oma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand, tõstku oma pale sinu üle ja andku sulle lapse kodus pole ju
nüüd on kätte jõudnud tänamise aeg. Sellepärast, et me saame tõesti olla tänulikud kõigile lastele, kes pakkusid meile täna väga meeleoluka, väga vahelduslikka kontserti. Ja jõulutunne, mis alguses oli niisugune natukene ebalev, ajapikku muutus järjest suuremaks ja tugevamaks ja nüüd kontserdi lõpuks on ta järjest lähemale tulnud. Aga ma tahaksin kõige suurema tänu öelda meie muusikaõpetaja Signale, kes kõik selle suurepärase kontserdi ette valmistas. Nii et aitäh, õpetaja Signale aplaus. Tulevalt orelilast alla, meil on tal üks väike kingitus ka, aga see tuleb siis, kui ta ükskord sealt ülevalt alla jõuab. Aga samuti tahame tänada meie klaverisaatjat Temurit, tema on siin samas all olemas. Ja loomulikult teie suurim tänu tegelikult meie väga heale partnerile ja sõbrale, tähendab Pauluse kogudusele ja õpetaja Allanile. Ja ma tahan öelda seda, et ja see õpetaja Signe Lill jõudis siia praegu. Nii et Signe, vaata siia, see on sinule, kui sa tulevalt alla jõuad. Aga tähendab, meil oli kolmapäeval oli jõululaat ja nagu eelmisel aastal me korjasime jõululaadal õpetajate ja õpilasesinduse poolt ühe väikese annetuse, mille me tahame siis ka kirikule tänutäheks üle anda. Nii et palun. Ja nüüd hoolekogu poolt ka üks väike jõululind. Ja nüüd enne veel, kui me asume laulma lõpulaulu, soovin kõigile Paalainna kooli õpilastele, õpetajatele ja külalistele rahulikke ja meeldivaid jõulupühi. Ja nüüd siis tuleb ühislaul.